uue kauplushoone mõtte Coopi lauale tõi meie kaubandusjuht Ruta Tammeveski ja Rutat võibki nimetada selle projekti patrooniks, kes on esimesest päevast viimase päevani olnud selle projekti juures. Algatajana ja täna siis ka väga tihti ta ikkagi on kaupluses hea nõu ja jõuga abis. Esimesed sammud selle poe avamiseks siin majas sai tehtud juba juuni alguses, nii et oligi väga põnev ja pingeline see avamise esimesed nädalad, sellepärast et ehitajad veel lõpetasid ja meie hakkasime juba kaupa sisse panema. Majas ei olnud elektrit, oli palju väga pikad päevad ja väga palju magamata õid, aga see oli kõik seda väärt ja fantastiline kogemus jälle ja oligi, ma arvan, et selle edu kindlasti suureks võtmeks oli see, et meil olid nii tublid, nii professionaalsed, nii kogenud inimesed vanast poest, sellest endisest kollektiivist, kes aitasid meil selle avamise teha nii edukaks, kui ta oli, eks ju. Ja samas, kuna siin on ilmselgelt pinda nii palju rohkem, siis meil oli vaja ka leida tiimi uusi inimesi, nii et me värbasime veel 9 inimest juurde, kes olid siis fantastilised ka esimesest päevast peale oma pühendumisest ja aitasid ka kindlasti seda protsessi teha veel sujuvamaks, et kui me selle 17. juunil lahti saime, siis me olime küll väga ise ka positiivselt üllatunud, et me ikkagi suutsime seda teha, eks ju, et esimesed kaubad sai pandud tõesti siin kott pimedas, nii et pealampidega, aga tegime selle ära. No tegelikult maantee äärde me ikkagi tulime selleks, et saada seda avarust ja nähtavust. Et see on ühe kaubanduskeskuse kõige suurem eelis olla nähtav, olla heade teedevõrgustikuga, parimad ligipääsud, parimad parkimisvõimalused. Et see on üks selle äri alus. Väga tore on just see, et inimesed, kui nad tulevad, siis nad jäävad meile käima. Meil ei käida ainult Käinast, meil käiakse samamoodi Kärdlast, Sõrust, Kõpust, igalt poolt tullakse, nii et väga tore on näha, et ka kaugema otse inimesed on endale Käina poe avastanud.